Kas sa oled kunagi mõelnud, mis erinevus on kuulamisel ja kuulmisel? Kas sa kuuled või kuulad? Üks on mõnevõrra siuke aktiivne tegevus. Kuulamine on aktiivne tegevus. Ma kuulan valdavalt selleks, et vastata. Või siis vastu võtta mingisugust infot sellisel hästi mentaalsel tasandil. Kuulmine on hästi passiivne tegevus. Kuulmine on selline nagu vastuvõtlik, võiks isegi kohati öelda selline naiselik tegevus. Seal on väga palju sellist yin-kvaliteeti. Kuulmine on ruumi loomine selleks, et midagi vastu võtta. Nüüd, nii kui me kuulame, siis tavaliselt taustal toimub selline hästi aktiivne mõttetegevus. Jah, ma kuulen küll, mida sa räägid, ja tavaliselt siis, kui meile tehakse ka etteheited eeskätt lähisuhetes, et kuule, hei, sa üldse ei kuula mind, siis tegelikult see taustasõnum ongi see, et palun märka, mida ma sulle tegelikult kommunikeerin. Ava oma süda ja loo mulle see ruum, kus ma saan tegelikult ennast vabalt väljendada. Tavaliselt ei tehta lähisuhetes selle koha pealt etteheidet, et kuule, sa ei võta infot minult vastu, vaid et ma ei tunne, et ma saaksin ennast iseendana väljendada. Ma ei tunne, et ma oleksin nähtud ja kuuldud iseendana. Ehk siis see, mida me tegelikult igatseme, eriti just olulistes suhetes, ja üleüldse see on meie primaarne baasvajadus, me tahame nähtud olla, me tahame olla kuuldud, me tahame jagada, me tahame tegelikult tunda ennast mõistetud ja aktsepteerituna eeskätt nende inimeste poolt, kes on meie jaoks kõige olulisemad. Ja see igatsus säilib meil hiljem elus ka ja ennekõike just lähisuhetes, aga tegelikult ka töövaldkonnas, et kuulamine ja kuulmine, meid on nii palju õpetatud kuulama ja kuulama peaga, kuulama selleks, et vastata, kuulama selleks, et õppida, kuulama selleks, et talletada info. Ja selles aktiivses tegevuses tegelikult me kas siis formuleerime samal ajal mingit arvamust või siis mõttes juba vaidleme vastu. See on selline väga suletud seisund, kus saab ainult nõustuda või vastu vaielda ja puhtalt sellise mentaalse stimulatsiooni tasandil me valdavalt võtame ikkagi infot vastu ainult läbi mingite filtrite, ehk siis me ei kuule asju, nii nagu neid meile öeldakse, vaid me tõlgendame seda infot ja me tavaliselt võtame vastu ainult seda, mis läheb kokku sellega, mis meie sees juba on. Ehk siis ma tavaliselt räägin endale mingit lugu, ja siis ma mitte ei kuula, mida maailm mulle vastu kajab, vaid ma kuulen sealt ainult neid killukesi, mis lähevad kokku minu enda sisemise looga. Ja selline pinnapealne kuulmine ja tavaliselt pinnapealse kuulmise tasandil me võime väga rääkida ka ikkagi sellisest hirmu ja valufiltrist. Et me tõlgendame palju ja me kuuleme asju hoopis teistmoodi, kui need tegelikult meile öeldi. See on ka sellise võib-olla hästi suure pääriti mõistmise ja ka konfliktide alus ja vundament. Nüüd kuulamine, see kõlab nagu nii lihtsalt, eks? Come on, miks me räägime kuulmisest ja kuulamisest, et meil on kõrvad ja me ju teeme seda kogu aeg. Enamus sellest, mida me kuuleme, on tegelikult müra. Ja me nopime sealt ikkagi välja mingisuguseid killukesi, oluline muidugi kuula ennast, ja kuula oma mõtteid ja ära samasta ennast oma mõtetega, aga siis ka kuula päriselt, mida teised inimesed ja mida maailm sulle ütleb. Mida elu sulle ütleb, on jälle siuke hästi suur laiali valguv, aga kui alustaks sellest, et hakkaks kuulama teist. Ma usun, et sa oled kindlasti kuulnud seda, et kui sa tahad kellegi kohta midagi teada saada, siis pane suu kinni, tee süda lahti ja hakka päriselt kuulama. Ja see pane suu kinni ja tee süda lahti on siis otse loomulikult väga kandiline sõnastus, aga tuleks jääda vait ja tuleks tegelikult vaigistada ka oma mõtted ja kuulata sellisel tunnetuslikul tasandil. Samamoodi on see, et kui me õpiksime kuulama tunnetuslikul tasandil ka seda infot, mida meile edastatakse, võib-olla ka sellise sotsiaalmeedia või massmeedia tasandil, me kuuleksime seda hoopis teistmoodi ja me saaksime aru, mis tegelikult on kooskõlas meie endiga ja mis ei ole. Millele tasub tähelepanu anda, millele mitte. Mis kuidagi on kasulik, mis ei ole, mis on ehe, mis on võlts. Pinnapealsel tasandil meil on öeldud, milliseid inimesi kuulata ja milliste inimeste nõuannete järgi talitada. Nüüd
kuulates tunnetuslikult on võimalik nii-öelda tajuda kogu kehaga, mis päriselt on resonantsis ja mis ei ole. Ja ma olen täiesti kindel, et sa tead, millest ma räägin, sa oled seda kindlasti kunagi kogenud. Nüüd kuulamine on midagi, mida meil ei ole õpetatud ja midagi, mida tasuks õppida, arendada, omandada, sellepärast et seal just peitub see kõige suurem kingitus. Suhetes on seal võimalik luua see tõeliselt intiimne ruum, kus teine inimene tunnebki, et ta on nähtud, ta on kuuldud, kus on võimalik päriselt rääkida kõigest olulisest. Et üks suurimaid asju, mis meid väga palju lõhestab erinevates inimsuhetes, seda nii töös kui lähisuhetes, on ikkagi see siuke hinnangulisus. Ja see on ka põhjus, miks me ei julge mingeid asju väljendada. Me kardame saada tõrjutud, me kardame saada hukka mõistetud, süü, häbi, hirm. 3 põhilist siukest alustala, mis loovad eraldatust. Mõistuse tasandil me oleme alati hinnangulised. Me millegiga nõustume, millelegi vaidleme vastu. Oleneb nüüd, kui jäigad me oleme või kui jäigad me oleme kinni selles, et ma tean paremini kui sina ja mul peab olema õigus. Ja nii kui mul peab olema õigus, siis ma absoluutselt ei kuule sind. Ma kuulen ainult oma enda lugu ja ma püüan leida sinu loost siis midagi, millele vastu vaielda või kuidagi näidata sulle koht kätte, et sulle ei ole õigus. Et mõistmine, see selline sügavam kuulamine sünnib empaatia tasandil ja see on see, kus on võimalik luua see tõeliselt avatud intiimne ruum. On hästi palju erinevaid tehnikaid, minu meelest on nagu circling on üks hea viis, kuidas sellist avatust luua. Ja avatud ruum, kus saab rääkida kõigest, kus kõik on okei, kus ma võtan sind vastu sellisena, nagu sa oled. See on see, kust me hakkame looma tõelist silda sügavale emotsionaalsele intiimsusele. Ja seal on meil võimalik tegelikult terveneda. Kuulamine on võib-olla üks isetuim tegevus ja samas ka kõige suurem kingitus, mida sa päriselt teisel inimesel teha saad. Me tihti arvame, et selline info, et räägin hästi palju mingisugust faktiliselt korrektset värki, et siis ma kuidagi annan hästi palju teisele. Aga see, mida me päriselt sügavalt sisimas vajame, on tegelikult see ruum, kus me saaksime väljendada võib-olla oma kõige sügavamaid ihasid või ka võib-olla jagada midagi, mida me enda puhul oleme kogu aeg saladuses hoidnud, et saladused on kindlasti üks koht, mis lõhestavad ja eraldavad ja me saladusi hoiame ju valdavalt enamjaolt ikkagi sellepärast, et me kardame saada tõrjutud, hukka mõistetud või karistatud selle eest, me häbeneme seda midagi. Häbi, süü ja hirm lõhestavad ja saladused tavaliselt on kohad, kus meil ka peresüsteemis on kõige rohkem sükest nagu energiat kinni või sellist loovat vitaalset potentsiaali. Seetõttu ongi sellises ka süsteemses lähenemises on hästi oluline anda saladustele oma koht. Anda saladustele koht, nii isiklikus elus, peresüsteemis, äris igal pool. Ja parim viis koha andmiseks on, et kuidagi tuua nähtavale ja piisab sellest, ei pea alati nagu musta pesu minema avalikult pesema, aga piisab sellest, kui seda on võimalik kas või ühe korra kusagil avatud ruumis välja öelda ja näha, et see on okei. Et on okei olla inimene, on okei eksida, on okei õppida sellest. Et on okei olla selline, nagu sa oled. Ja seetõttu ma ütlengi, et nagu kuulamine on tõenäoliselt kõige isetum asi, mida me teha saame ja kõige suurem kingitus, mida me saame teha oma lähedastele, enda jaoks olulistele inimestele. Ja kuulamine on ka miski, mis aitab meil tegelikult navigeerida selles mürarikkas maailmas, aitab tunnetuslikult aru saada, mis on minuga kooskõlas, mis ei ole, mida või keda tasub kuulata, mida või keda tasub usaldada. Ja siit on võimalik siis ühest küljest tekitada see siuke objektiivne eristamise võime ja teisest küljest kuulata ka enda sükest sisemist häält, sisemist kompassi, navigeerida kogu selles müras. Ja ma ei saa mainimata jätta või see, kuhu ma tegelikult tahan ka tüürida selle värgiga, on see, et kuulamine on parim viis õppida teist tundma. Kui päriselt kuulata ja kuulata tunnetuslikult ja avatult ja niimoodi, et mõistus ei loo mingit lugusid või ei tekita seda müra taustale, see on võimalik väga hästi aru saada, kellega on tegemist. Inimesed kipuvad meile väga kiiresti ja väga hästi ütlema, kes nad on, kui neid kuulata. Ja me saame väga hästi aru, kes on kooskõlas meiega, kes on oma ja kes ei ole oma, kui kuulata päriselt.
Et empaatia ühest küljest on kaasa sündinud ja see väga paljuski eristab meid paljudest teistest imetajatest. Aga samas tänapäeval on see ka miski, mida tuleb hakata taas arendama. Ja selleks on vaja jõuda kohale, olla kohal, tõmmata maha seda siukest turbulentset kiirust ja luua see avatus. Et ma hoolin sinust, ma näen sind, ma tahan teada, ma tahan päriselt teada. Et mida kõike me võiksime teise kohta teada. Tihti öeldakse, et mõtlen, kuidas see hea ütlus oli, et kui sa tahad teise kohta midagi teada, sa lase tal rääkida või seesama, et pane suu kinni ja tee oma süda lahti ja kasuta kõrvu lihtsalt sellise vahefiltrina, et kuulmine ja kuulamine, kui palju sina kuuled, lihtsalt kõrvadega kuuled ja võtad vastu infot ja kui palju sa lased sellel nii-öelda nagu kehasse kukkuda, kui palju sa tunnetad läbi selle, mida sulle öeldakse. Et ikkagi see energia sõnade taga loeb palju rohkem. Meid on õpetatud pöörama tähelepanu sõnade tähendusele, et kuidagi see jutt oleks selline hästi ära pakendatud, et pakend oleks ilus. Ja see on väga pealiskaudne. Aga mis siis saaks, kui hakkaks kuulama ja kuulma seda sõnumit, mis seal all on? See võib olla sinu jaoks väga elu muutev kogemus ja see võib tegelikult viia ka sinu jaoks olulised suhted täiesti uuele tasandile. Lisaks sellele on võimalik, et sa kuuled ka midagi, mis väga sügavalt liigutab sind ja võib-olla isegi muudab su maailmavaadet. Ehk siis ma innustan sind, et kui see vähegi kuidagi kõnetab sind, siis püüa hakata teadlikult jälgima, kas sa kuuled või kuulad. Ja mis sinu sees toimub, kui keegi räägib või sa, ma ei tea, mingit videot vaatad või loed midagi. Et mille peale sa kuidagi reageerid, mis kuidagi puudutab sind sügavamalt. Ja mõistuse tasandil me teame palju, meil on väga palju infot, me kogu aeg opereerime mingisuguse infoga, aga sellest infost on tõeliselt kasu siis, kui see ikkagi kuidagi keha tasandil paika loksub ja ära laagerdub. Ehk siis innustan sind rohkem kuulama ja seejuures siis võib-olla ka vähem rääkima mingites kohtades.